üks viis lineaarvõrrandisüsteemi lahendada on kasutades determinantide võtet. Siia sinisesse kasti ma olen joonistanud avaldise, mis on siis determinant, kaherealine determinant. Ja seda lugedes siin näeme, et põhimõtteliselt on diagonaalid omavahel korrutatud ja siis lahutatud üks diagonaal teisest. Nii et see diagonaal siin ja see siin. Siin on korrutusmärk. Selline lille moodi. Aga siis ma kirjutasin ka välja siia selle, et kuidas see võrrandisüsteemi lahendamine käiks, aga ma arvan, et on parem, kui ma lihtsalt selle siia lahendan. Nii et kui meil on antud võrrandisüsteem 3x plus 4y võrdub -4 ja x plus 2y võrdub 2, siis vaatame, mis me teha saame sellega, kui me tahame kasutada determinantide võtet. Et determinantide võttes me peame kõigepealt moodustama determinandid ja siin tuleb moodustada 3 determinanti ja siis nende tulemused tuleb omavahel hiljem jagada ja siis sealt me saame selle x ja y kätte, mida meil on vaja. Nii et kui meil on esimene determinant, mille me peame moodustama, on see siin. See D. Ja see käib nii. Kõigepealt on A1, A2. Ja et siin tegelikult ei ole ühtegi A1 ja A2, aga mis see tähendab, on tegelikult, et see on x-i kordaja. X-i kordaja. Nii et me peame vaatama, mis on x-i kordaja. Esimene x-i kordaja on 3 ja siin x-i kordaja on 1. Nii, ja siis on mingi B-täht. Siin samuti B-tähte ju ei ole, aga B-täht on siin hoopis y-i kordaja. Y-i kordaja. Ja y-i kordaja siin on 4, siin on 2. Nii, 4, 2. Nii, moodustame need kõik ära, need determinandid, ja siis hakkame arvutama. Siis siin on see dx. Kuidas see käib? dx. Siin on C1 ja C2 ja nagu te ilmselt juba aru saite, siis see on vabaliige. Ja vabaliige on 4, -4 ja 2. -4 ja 2. Ja siis siin on jälle B1 ja B2. Ja see on endiselt y-i kordaja. Ehk siis 4 ja 2. Ja nüüd on viimane. Ehk siis see D Y. Ja siin on A1, A2 ja C1, C2 ehk siis x-i kordaja ja vabaliige. Ehk siis 3, 1, -4 ja 2. Ja nüüd me saame need välja arvutada, et mis need on. Alustame siis sellest D-st. Ja kui me siit ülevalt poolt vaatame, siis see käib niimoodi, et me korrutame ühe diagonaali ja lahutame sellest teise diagonaali korrutise. Ja nii, ma panen selle niimoodi, et siis enne seda näha. Et põhimõtteliselt diagonaal on siin. Nii et korrutame selle diagonaali. See on 3 korda 2. Ja siis sellest tuleb lahutada teise diagonaali korrutis. Ehk siis -1 korda 4. Ja siit me saame 3 korda 2 on 6 ja -1 korda 4 on -4. See tuleb kokku 2. Nii, nüüd me saame teise arvutada. Kõigepealt siis korrutame selle diagonaali. -4 korda 2. Ja nüüd sellest tuleb lahutada teise diagonaali korrutis. Nii et jälle -2 korda 4. Ja nüüd see on -8, mis võrdub loomulikult -16. Ja siis viimane. Jälle korrutame selle diagonaali. 2 korda 3. 2 korda 3. Ja siis sellest lahutame teise diagonaali korrutise. Ehk siis -4 korrutada 1. Ja siit me saame 6 pluss 4 on 10. Nii, see osa on nüüd tehtud. Me oleme leidnud kõik need erinevad determinandid.
Ja nüüd meil on vaja leida x ja y väärtus. Et x on siis dx jagada d-ga. Nii dx-i väärtus me saime on -16. Ja d väärtus on 2. Nii et see tuleb hoopis -8. Ja nüüd, kui me võtame y-i, siis y-i väärtus on dy jagada d. Ja see on 10 jagada 2 on 5. Nii et vastused, mis me saime, vastus x on -8, y on 5. Ja see on ka õige vastus. Nii et see on see, kuidas kasutada determinantide võtet, et lahendada lineaarvõrrandi süsteemi.